3, 2, 1, start! No nii, ma loodan, et mind on kuulda, et see müra ei ole väga tugev. Aga põhimõtteliselt hommikul pakkisin auto ära. 7 alustasime oma teekonda ja õhtul mingi 5, loodaks vähemalt poolas juba olla, et siis saab ka natukene liigutada ennast seal kas jooksu või ratta näol. Esimene pool sõidust on üsna lihtne, ma arvan, seal lõpupoole, kus oma Olstinisse sõita, siis seal on juba, ütleme niimoodi, sellised väiksed Poola teed, et need on kindlasti huvitavad. Mis saab veel mõnusama hommikul olla, kui tuled tuulevaiksel hommikul mere äärde. Naudid vaadet, natuke puhkad jalga, selga, siis vaikselt paned veel edasi, et selles mõttes. Ega mul kuhugi kiirit ei ole. Margus on ajast maas ja ma olen ajast ees, siis ma pean natukene hoogu maha võtma, nagu kuhugi kiirustan. Vahest juhtub ka nii, et isegi Riias tuleb ummikuid ette. Praegu ma olen juba mingi 20+ minutit, ma arvan, siin seisnud ja ei näe lõppu sellel asjal. Muidu nagu sõit sujub hästi, aga siis kui sellised pudelikaelad ette tulevad, siis need võtavad selle sõidumõnu ära. Tuleb lihtsalt sellegi leppida ja edasi sõita vaikselt. The next day. Mis me tegime endi? Täna hommikul sõime putru ja siis sõitsime rattarada läbi. See on päris lühike ja kiire. Ja nüüd lähme ujuma. Vesi on külm, väljas on külm. Kalipsad seljas. Ehk siis paistab. Kas võistlustel on kalipso seljas või panen ilma? Kogunenud ilusasse Olstini randa, siis sportlastele killa peale väike stardi pontoon niimoodi asjandus ehitatud. Ise nad on siin täis valmiduses minna ja läheb hüppesse ja läks ja läheb ka teine mees. Sportlased minemas järgmisele ringile. Aga nii lühike, et juba tehtud üks. Nüüd tuleb lihtsalt siit pontooni alt neil läbi ööda korraks, saadki võistlusrajale. Up! Ja läheme järgmisele kordusele. Up! See on siis ujumisest väljumine. Just vaivastatud. No, siit on muidugi tegelikult päris korralik distants. Viimane väike harjutamine eest väljumise ja jooksu ja siis kalipso äravõtmise osas. Noh, palli ilma kalipsot on meil parem olla, on ju? Jah, kevadine ilm. Ilus kevadine ilm. Võtame väikest. Võtame päikest. See jooks ikka võtab läbi või? Arvat võib, jah? See on alles pool maad. Vahet saa. Jah. The next day. Tere hommikust. Kätte on jõudnud siis juba reede hommik, võistluspäev hommik. Eile sai tutvutud nii ujumis kui ka rattarajaga ja saime oma võistluses kätte numbrid akrediteerimiskaardi. Õhtul tegime kerge vahetusala trenni just, et selle vahetusala peale, kiiruse peale, et need ratta- ja jooksulõigud ei olnud nagu eriti pikad. Aga ütleme niimoodi, et kiirus on olemas, ise olen valmis ja ma arvan, et saab olema põnev vot. No näed, juba hommikul ratta seljas. Põhimõtteliselt siin samas Poolas on mul võistluste ajagraafik umbes samasugune nagu Jõulumäel, aga siin on nagu lihtsalt teatud protsessi natuke rohkem. Aga jah, väike rattasõit siia hommikusse, mõned 2-minutilised lõigud sisse, et niisugust aktivatsiooni sisse tuua aga jah, võistlusdistants on 300 meetrit ujumist, 8 kilomeetrit ratast ja 2 kilomeetrit jooksu. Väga kiire võistlus tuleb, ütleme niimoodi, et 20 minutit gaas põhjas põhimõtteliselt kogu aeg. Identyczne szanse, pozostało 6 minut. Ainetus on päris korralik siukene, peaaegu et nagu meres hakkaks ujuma hakkama. Kõik õõtsub ja
lipud on täielikult sirged. Aga õnneks on vähemalt see, et vihma praegu enam ei saja nagu siin vahepeal, et ta näen täis keskendunud ja valmis. Drodzy Państwo, ci z Państwa from Spain, number 69, Michel. On your mark. Fire! Znakomite pływanie, ale... Väga hea! Op! Wyższe miejsca. Tylko mamy lidera! Uciekaj! Że tak to właśnie wygląda. Jak podam wam tą klasyfikację. 10 sekund do grupy, 10 Väga hea! Henri lõpetas võistlus, mina ei lõpetanud. Meest olin suht ees otsas 78. Enestunne oli väga hea. Hüppasin rappa, esimene vahetusala, ütleb niimoodi, et treenis tuleb väga hästi välja, aga võistlustel miski pärast hakkas nii-öelda mähkima. Tegin esimese rattaringi ära. Juba olid, esimene punt oli nii-öelda silme ees. Silmad ruutus, tahtsin neile järgi jõuda ja siis panin matsu. Ikka juhtub enda lollus, midagi teha ei ole. Tuleb sellega leppida praegu, mis on ja järgmine nädalavahetus uuesti võistleda. Nii, Henri, sina olid teises poolfinaalis, räägi paari sõnaga, kuidas sul läks? no ujumine oli ikka siuke, et mitte enda oma, aga ratas oli hea. Teise ringi lõpuks jõudsin esimesse punti. Ja siis minu ees rootslane kukkus. Siis pidin kinga lahti võtma ja mööda minema tast ja enne jooksu jõudsin uuesti liidergrupile järgi. Aga selleks ajaks ma olin juba päris punases omadega ja jooksus siis jäin 12-ndaks. Ja praeguse seisuga olen esimene, kes A-finaalist välja jäi. Päris kurb. Kurb ja napikas, noh. Ja. The next day. No nii, käes on järgmine päev. B-finaalide ja A-finaalide päev. Laupäev, 28. mai ja Henri on B-finaalis. Jäi 5 sekundiga esimesena A-finaalist välja. Teeb ikka meelemurdaks küll, aga ei, poiss on tugev ja ma arvan, et siit teise osa videost näitangi teile, kuidas Henri B-finaalis võistleb ja siis näete, millest mehed on valmistatud, et eks ilm väga ei soosi, et tibutab, ei tibuta, tugev tuul ja eks mõned tahavad küsida, et kuidas ma iseennast tunnen, siis just käisin jooksmas ja jooksus ikkagi puus annab päris korralikult veel tunda, et selles mõttes seal nagu hea ei ole, aga ratas sai hommikul sõita, nii et rattaga pole probleemi, lihtsalt jooksus tekib see põrutus, mis seda puusavalu suurendab jooksu ajal, aga üldjoontes on enesetunne hea ja ega siin muud vigastused, mis on, need on ainult pinnapealsed ja kosmeetilised, et sinna natuke ravi peale, meiki peale ja ongi korras, et ega midagi väga hullu ei ole, nii et uued võistlused on juba järgmisel nädalal, et ei tasu siia ühe võistluse pärast põdema jääda, et see oli üks võistlus ja lihtsalt see oli mu enda süü, et niimoodi läks. Aga pole midagi teha. Selline see elu siin triatlonis on, et ups and downs ja nendest downsidest tuleb lihtsalt üles ronida ja üles edasi panna. On your mark. Läheb, tubli! Väga hea, läheb! Väga hea! Szefy z dnia zgodzą ze swoich rowerów, za chwilkę zostawią je, założą błyskawicznie buty, proszę tych dłuższych dystansach można założyć skarpetki, pozdrowić rodziców. Guszkowski na drugim miejscu, trzymaj Mati! Trzymaj, pędzisz chłopaku! Läheb, kannata! Läks, väga hea, kannata! Netherlands, Goene, second place,
Rafał from Estonia, place number 3 representing Great Britain.